Hei, mina olen Joosep ja seekord ma teen maalimist. Teen asju. Pole tükk aega siia kanalile asju teinud, aga näed. Nii teen maalimist, kes võib-olla on minu Instagrami jälgija, siis on näinud, et ma siin paar nädalat tagasi hakkasin neid kiirmaalimisi tegema. Leidsin YouTube'is siukese tutoriali suvaliselt. Ja siis vaatasin, et täitsa tehtav on ju. Niimoodi digitaalne maalimine. Ja kiirmaalimine tähendab lihtsalt seda, et paned mingisuguse ajalimiidi endale või väga kaua ei maali seda asja. Et see samune pilt võttis mul kuskil tund aega. Ja siuke see asi tuleb siis. Muidugi see ei tule mingi maailma kõige parem maal, kuna ajalimiit, aga see annab siukese idee siis, mis asi see võiks olla, et siuke concept art, mida võib-olla kasutatakse mängudes või nii, et nagu mingisuguseid environment'e teha ja nii edasi. Aga ma siin alguses panin siis lihtsalt värvidega, nende tumedate värvidega mingisugused blokid maha, et kus siis nii-öelda maamass on, ja siis mida kaugemal asi on, seda heledam ta on, mida lähemal seda tumedam muidugi. Ja siis ma nüüd panen mingisugused mudu asjad maha. Mudu ja sükest asja maha pannes alati või maalides on tähtis see, et mis pidi sa tõmbad oma pinslit, et asi nagu normaalne välja näeks, sest kõikidel asjadel on omad süksed laugmed, ütleme siis nii, mis on siis peavad niimoodi naturaalselt voolama. Aga ma siis teen siin mingisugused lendavad kaljutükid. Ma ei tea, mul oli lihtsalt siuke mõte ja siis vaatab, mis välja tuleb. Ma siin hakkasin jõge ka tegema, aga selleks ma kasutasin siis seda lasso tool'i Photoshopis ja teen mingisuguse veeolluse sinna valmis. Ja siis muidugi kosk ka, sest kuidas oleks siis lendavad saared ilma koseta ja veekta ja nii edasi. Et ega täpselt ei tea ka, vaata, kui sa hakkad maalima, ega mul täpne pilt ei ole silme ees ka, vaid peab hakkama nagu mõtlema, kuidas see kompositsioon välja näeb, et praegu olen täitsa rahul selle kompositsiooniga, muidugi vasakul all nurgas on kõik, et hiljem võib-olla tuleb sinna üles ka midagi, aga nii kaua tuleb see samune põhikalju siis ilusaks teha. Ma selle kivitekstuuriga nägin päris korralikult vaeva. See ei tulnud mulle absoluutselt välja alguses. Ja see mudu näeb ka nii lame välja, et sellega peab ka midagi ette võtma. Aga ma kasutan siis, leidsin mingisuguse suvalise brush seti siis või siis pintsli seti internetis, kus oli igasuguseid erinevaid nagu pintsleid. Raudselt on need kuskil otsides leiab neid pintsleid päris palju. Ja Photoshopis on lihtne, pane 2 klikki ja sul on kõik need olemas. Ei ole midagi keerulist siin. Et selles mõttes on päris lihtne. Ja siis, ega ma kõiki ei ole ise ka testinud, kuna ma olen ainult mõned pildid teinud. Ma olen ise ka päris noob. Et siin te ei näe kohe kindlasti mingit professionaalset tööd, vaid kuidas ma lihtsalt proovin asju teha. Ja keegi, kes on nagu mina, mitte üldse kogenenud, suudab ka täitsa nagu pildi valmis teha, mis oli minu jaoks üllatus, kuna niikaua kuni ma olen varem proovinud maalida asju nagu traditsiooniliselt või nii kuskil koolides ja ärkides, siis mul pole kunagi välja tulnud. Ja siis ma pole proovinud kui kunagi eriti midagi teha, aga peale seda, kui ma leidsin siis mõned videod YouTube'is, siis see on päris lihtne ja tegelikult saab päris ägedad asjad valmis teha. Muidugi kõige lihtsamaks teeb asi selle, et mul on see Huioni tablet, soovitan kindlasti mingisugune tablet endale osta, kui vähegi siuke kunstiasi huvitab. Need nagu enam ei ole nii kallid ka kui siis, kui mina noor olin, et siin natuke koguda raha ja siis saab ikka korraliku tableti. Muidugi soovitan ikka suuremaid, mitte väiksemaid, sest mul ennem oli 10-tolline. Ja sellega sai ka asju teha, aga peale seda, kui ma selle 22-tollise assin, siis nagu elu läks kõvasti mugavamaks ja palju paremaks ja viitsib nagu teha ka rohkem, kui nagu hea tööriist on. Aga ma panin siis natuke metsa maha
see tegelikult kõige paremini välja ei tulnud see mets. Võib-olla kui oleks natuke süstemaatilisemalt teinud, et tagumine mets on heledam ja lähem mets on tumedam, et siis oleks asi natuke parem välja näinud, aga ma veel jaudan selle metsaga, et jah, mul oli siin ikka päris pikk vahe ennem, kui ma nüüd jälle uuesti proovisin seda maalimist või üldse joonistamist. Ma siin käisin välismaal ja olin üldse ära. Aga ja, siin ma natuke udustan seda asja, siis pilved, muidugi need asjad lendavad pilvedes. Need siis topime igasugused pilvi ja värke siia. Nüüd ma vaatan, et jah, see vasak pool on kuidagi siuke tühi, seega ma kopeerin lihtsalt teise tükki ja natuke lõikan seda. Ja noh, mis muidugi tuleb siis väikesed hõljuvad kivikesed ka sinna juurde panna, sest miks mitte on ju, see teeb asja ainult palju paremaks. Ja. Muidugi ma ise mingi realistlikult ei proovigi seda teha ja ei tahagi teha, et mulle meeldib siuke natuke multikalik isegi rohkem, aga eks näeb, mis nagu tulevik toob, et kas kui ma natuke veel paremaks saan selles asjas, et kas ma siis hakkan tegema realistlikumaid asju ka või mitte, aga ma arvan, et see on päris hea. Siuke poolrealistlik ütleks, pigem ikka multikalik. Aga jah, maalda on. Ma pole siia kanali ammu midagi teinud, nagu te olete tähele pannud, et ma isegi ei teagi, mida teha, sest mu need huvid muutuvad ja praegu mind huvitab rohkem see joonistamine ja siuke asi, nii et kui te tahate siukest kraami veel näha või noh, tahate näha midagi muud, siis maalimise joonistamisega või siukest seonduvat, eks te andke teada mulle kommentaarides, ma loen igat kommentaari. Või vähemalt neid, mis siis YouTube mulle näidata otsustab. Et siis ma võin vaadata, et äkki ma teen veel midagi siia kanalile. Mänguväljale pole ka midagi teinud, et sealt ma võtsin ikka, ütleme nii, et suht jäädava puhkuse praegu, sest ma ei plaanigi praegu rohkem midagi teha. Ma nüüd panen tähele, et tegelikult mul seal üleval paremal on navigaator ja ma olin päris sisse zoomitud, et tegelikult oleks võib-olla selle ülemise osa paremaks saanud. Alati tasub ka vaadata neid autokoloreid ja neid, mida saab panna siis Photoshopis, et mõnikord ta teeb värvidega midagi huvitavat ja võib su pildi palju paremaks teha, aga noh, mul siin praegu ta pööras need värvid ikka täitsa tuksi, seega ma ei kasuta selle pildi puhul absoluutselt autokoloritega midagi. Ma panin mingisuguse päikse siis sinna pilvede vahele ka, et vaataks, kuidas see asi välja näeb ja kuidagi peab siis see valgus peegelduma ka nende kivide ja siis selle vee ja metsa peal. Vot, linnud on alati hea, see on lihtsalt üks pintsel tegelikult, mis ma tõmbasin, mis teeb linde ja siis ma võtan sobivad linnud, lõikan välja sealt ja panen kuhugi, et minu meelest see aitab natuke seda pildi skeili muuta, et siis sa tead umbes, kui suur lind on ja näed seda pildi peal ja siis saad aru, kui suur see ülejäänud kraam võiks olla. Muidugi inimeste panemine või vahest ka aitab siukese asja puhul. Aga jaa, värvid hakkavad täitsa juba looma. Tõmban alati siia mingisugused valgused ja riibub ka peaaegu alati. Ja siis proovin kõik need erinevad blending mode'id läbi. Mõnikord saab päris hea siukese tulemuse, mõnikord mitte, aga alati tasub proovida, et ega see maalimine siuke katse-eksitusmeetod ongi suhteliselt palju, et muidugi kui mul oleks rohkem aega olnud või viitsimist või süstemaatilisemalt lähenenud, siis oleks võib-olla saanud see metsa ka ilusamaks teha, aga praegu ma üritan siis lihtsalt mingisugused metsapeegeldused teha, et kogu mets niuke tume ei oleks. Ma ei ole varem siukest asja teinud, aga noh, jällegi ma proovin ja vaatab, no natuke ta aitas. Ma tõmban ka sinna siukse kuldse udu ka peale ja vaatab, kuidas see natuke aitab, et tekitab siukese soojema tunde seal metsas küll. Ja siis ma proovingi erinevad need valguse variandid ja siis näpin ka natuke neid tumeduse ja heleduse kurve. Neid ei pea alati tegema, aga noh, see on hea tööriist. Muidugi nimi tuleb ka alla nurka panna ja ma tavaliselt panen nii, et seda eriti näha ei oleks. Et see ei takistaks selle pildi siis välimust.
no selline see pilt siis tuli, võttis umbes tund aega ja kui te tahate veel sükest kraami näha, siis kirjutage kommentaaridesse, et tahate seda või sükest speed paintingut või siis midagi muud äkki näha seonduvat sellega, ma ei tea. Ja muidugi vaadake ka mu Instagrami, hoidke seal silma peal, sinna ma postitan ka uusi asju, mis ma teen. Kõik ei ole alati videod, mis ma teen, et seal on ka palju muud. Ja näeme võrgus.